Sõda. Ma arvan, et sõda ei jäta mitte kedagi külmaks. Isiklikult mina ei poolda sõda ja ma proovin sõjas võtta ka mitte pooli. Kuid iga sõjaga kaasnevad kannatanud. Kannatanud, kelle igapäevaelu on muutunud päevapealt. Lapsed, naised, vanurid, kellel pole enam kohta, kus olla ja peavad elama päev päevast hirmus. Minu nägemuse järgi peaks olema igal perel turvaline koht ja lapsed ei peaks kartma elu eest, kui nad väljas mängivad. Minu väga hea tuttav, kes ise elab väljaspool Eestit, võttis minuga ühendust ja andis mulle oma koduvõtmed, et aitaksin talle leida kööginurga. Tema soov on majutada sinna kannatusi näinud Ukraina perekonnad, kellel pole tööd, kodu ja mõningal juhul ka lähedasi. Pakkuda neile pelgupaika, kus nad saaksid olla rahus ja ei peaks elama pidevas kartuses. Kuna antud palve on mulle südamelähedane, siis proovin teie abiga panustada rohkem, kui oli tema soov. Maja on seisnud pikalt tühjana ja on hetkel veel ehitusjärgus, kuid soe ja elamiskõlbulik. See tähendab, et on olemas koht, kus elada, kuid puudu on palju igapäevaeluks vaja minevat. Siin ka minu palve sulle. Kui sinul või mõnel sinu tuttaval on võimalik aidata neid perekondi asjadega, mida ei lähe vaja, siis palun võta minuga ühendust. Panustame enda poolt ja aitame need pered uuesti jalule. Aitäh sulle!